täna siis esimest korda ei ole meil kanalil Saksa auto. Täna on meil kanalil siis väga huvitav Volvo. Auto on siis aastast 1997, nagu mina. Ehk siis oleme suhteliselt sama vanad. Auto on siis safran värvi. Huvitav fakt, safran on kõige kallim vürts maailmas. Ehk siis päris siuke eriline värv, väga erilisele autole. Kui nüüd vaadata seda C70, siis näiteks see nina meenutab täpselt siuke S60, et natuke kandilisem ja kõik, mis siit edasi läheb, justkui sellest tiivast edasi, on natuke ümaram. Ehk siis justkui Volvo oleks võtnudki ainult selle nina ja edasi ehitanud täiesti omamoodi uut tüüpi auto, sest nagu me kõik teame, siis tegelikult ka praegu Volvod on suhteliselt kandilised. Et see on siuke üsna ümar, siuke mulli moodi isegi tagant, et üsna siuke paunias, aga ma ütleks, et see disain üldiselt on suhteliselt hästi välja tulnud, et praegu peale vaadata, see ei ütleks, et see on 97 aasta, võiks öelda rahulikult, et on seal 2005, 2006, midagi sellist. Auto jah, nagu ma ütlesin, värv on väga eriline. Samamoodi ka väljad on siuksed päris huvitavad metallic halli värvi. Ja ega ainult siis nii-öelda välimus ei ole see, mis siin eriline on. Et kui nüüd seda autot siis natuke lähemalt pärast seest vaatame, siis seal on ka juba päris mitu siukest erilist nüanssi. Ja kui nüüd teha ka näiteks kapott lahti, siis kapoti all on ka peidus üsna siuke eriline jõujaam tal. Ja kui nüüd kapoti juurde minna, siis üks asi, mis mulle juba väga meeldib, on see, et sellel autol, kuidas kapott lahti käib, on see, et sa lihtsalt tõmbad ta natuke üles, sa ei pea otsima kusagilt seda kangi, kang on reaalselt siin samas all, vajutad lahti ja tuleb siit üles. Kapoti all on siis 5-silindriline mootor ja siuke hea väike paigutus. Meil on siin 5 erinevat praidipurkiga, kuna need on ka silindrid. Täna proovime Blood Orange'it, üks lemmik mul. Ehk siis, kui sa ise soovid siukest natukene lisajõudu, nagu siin on koonusfiltrid, tal on turbod ja asjad, autol jõudu on tegelikult päris palju, siis ma soovitan, proovi Bright'i. Kohe räägin lähemalt, miks Bright mulle meeldib. Alati mõnus värske. Ongi see, et ta on siuke üsna mõnus, siuke vaoshoitud, nagu kas auto tegelikult. Et näiteks Brightil see maitse tuleb alles tagant järele natukene, et ta ei ole nagu teised energiajoogid, kus see maitse on siuke üsna vägivaldne. Mõnele ma tean, et sellepärast ka energiajoogid ei meeldi, sest nad on siuksed üsna happelised või siuksed väga nagu peale tungivad oma maitsega. Ja Brightis on 0 grammi lisatud suhkrut, kõik maitsed, kõik asjad on naturaalsed. Kaamera taga Saamo eelmine kord avastas, et ühes Brighti purgis on 15 grammi proteiini, ehk siis kui sa käid jõusaalis, isegi siis võid tarbida. Et ma arvan, et otseselt mingit põhjust, miks mitte tarbida ei ole ja kindlasti vaata lähemalt brightdrinks.com /vain. Seal on juba ka siuke väike sooduskood, -25% saate tellimused. Aga lähme auto juurde tagasi, üks lonks Brighti ka. Et jah, nagu ma ütlesin, siis autol on 2,5 liitrine või 2,3 liitrine 5-silindriline mootor. Seda leidis ka näiteks Volvo 850 T5R, mis on üsna populaarne, paljud ütlevad selle kohta turbobrick. Et nendel mootoritel on siis originaalist circa 240 hobujõudu ja saab üsna väikse vaevaga isegi 300 hobujõudu sellest kätte. See auto on siis esiveoline ja 0-100-ni, kui uus oli 6,6 sekundit. Et ütleme siiamaani tegelikult suhteliselt muljetavaldav, et esiveoline 240 hobujõudu, kui nüüd autot ennast vaadata, ta ei ole otseselt sportauto, ta on siuke võib-olla coupe cruiser, aga siiski 6,6 sekki 100-le päris hea, sest suhtes minu enda PEM teeb 5 millegagi, ainult sekund kiirem ja jõudu on omajagu rohkem. Et ma ütleks, et siuke väga huvitav kokku pandud kompott, et iga nurk tegelikult on natuke erinev, natuke siuke teistsugune ja samal ajal siuke päris hea üllatus. Et siin jah, see summuti heli, kõik see on ikkagi natuke teine, kuna 5-silindriline mootor, ta teeb siukest natuke omamoodi siukest summuti heli, et siuke mõnus mahe, aga samal ajal siis siuke tummine või siuke tumedam heli tuleb sealt summutist, et seda ka pärast kuuleme. Aga jah, lähme vaatame, mis seal salongis huvitavat on ja pärast katsetame, kuidas auto sõidab ka. Nii, nüüd siis selles Volvos sees. Nagu ma ütlesin, siin ka sees on päris palju üllatusi. Näiteks
kahetooniline, tegelikult kokkuvõttes isegi kolmetooniline sisu. Siin on puitu, siin on siuke, ma ei oska öelda, mis ta on, siuke beežikam ja lisaks siuke natuke pruunikam salongi osa. Rool on üleni puidust siit ümbert ja siuke, ma ei oska seda paremini kirjeldada, kui ongi see, et siuke vanem autorool. Et kui te olete näiteks mõnes vanemas, ongi näiteks kas siis Volvos või siis mingis E-klassis, S-klassis sõitnud, siis neil on siuke üsna peenike. Ei ole nuppudega mitte midagi siin tehtud, et ongi ainult sul see logo, signaal, õhkpadi loodetavasti ja siuke hästi minimalistlik, aga samas konkreetne rool. Kangid on hästi huvitavad, siuksed väga kandilised ja siuksed nagu jällegi lihtsalt funktsionaalsed, aga hästi mõnusalt nagu ära pehmendatud kogu see liikumine. Kui nüüd sõitma pärast läheme, siis ka näiteks suunatuli on reaalselt relee, et tal ei ole nagu tänapäeva autodel lihtsalt juurde pandud see tik-tak sinna, vaid sa reaalselt kuuled pardatšoki juures käib see relee klõpsumine, nagu ta peakski olema. Üldiselt jah, võib öelda, et siuke päris mõnus salong. Istmed on ka, ei ole nagu tänapäeva autodel väga siuksed hullult sportlikud, aga samas jällegi hoiavad ilusti paigal ja kui te olete mõnes vanemas Volvos istunud, siis need istmed on ülipehmed, nagu istukski kuskil tugitoolil ja näiteks ukse peal on mitu erinevat materjali, siin on siuke vinüüli või nahalaadne, siis siin on samet, all ääres on näiteks riie, et selle materjalide ja kõigega ei ole siin väga kokku hoitud ja varustust on väga palju. Te kindlasti mõtlete, mis karp see siin on. See on siis, et sa saaksid originaalpuldiga juhtida siis originaalseda süsteemi, siis siin on eraldi Volvo pult ja see on siis nii-öelda vastuvõtja, aga siin jah seda originaalmakki enam ei ole, aga siiski päris huvitav siuke lisa. Siin on ka istmusvandused, siin on eraldi siis peeglitusvandused ja tol ajal suur asi kindlasti oli ka püsikiirushoidja. See on ka täitsa siin olemas. Ehk siis väga hästi varustatud auto. Kõlareid juba siin minu vaateväljas on 6 tükki. Ustel on 2, siin ees on veel 2, nii-öelda kummalgi pool 1. Ja kohe vaatame, mis seal taga ka on. Et mina ütleks, et siuke päris huvitav salong, väga siuke ajatu. Topsihoidud käivad üldse kuskil, ma ei tea kust. Ma praegu selle avasin täitsa juhuslikult ja siuksed peidetud sahtleid on väga palju. Et siin on ka mündihoidu tegelikult isegi. Et jah, väga huvitav salong. Ma ei olegi ausalt öeldes üheski selle generatsiooni Volvos niimoodi pikemalt aega veetnud tuurida, mis nupud kõik need erinevad siin on, aga jah, väga lahe ja päiksesirm on mõnus lahmakas ja see peegel, see on nagu mul kuskil vannitoas peegel. Et väga mõnus. Ma olen väga rahul, hästi eriline salong on. Ei ole kuidagi moodi nagu võrreldav teiste autodega, mis praegu siiamaani Fine Visual kanalil on olnud. No nii, nüüd siin selle kupee tagaistmel. Praegu esiiste veel ei ole paigas. Pean tunnistama, et see esiiste on kõige ees praegu. Vist mina saan sõidatud selle positsiooniga. Ütleme, ma olen 1,82 m pikk, et põlved on natuke vastu istet. Kui nüüd siin ilusti püsti tõusta nii-öelda sirge seljaga, siis õrnalt käivad juuksed vastu lage, aga põlveruumi jällegi natuke tuli juurde. Tegelikult jalalabadel endal ei ole väga hullu, need saab istme alla panna. Aga ma ütleks, et kui natuke oled valmis nii-öelda jalad rohkem laiali ajama, kõlas meid halvasti, aga siis saab päris ilusti sõidetud. Üldiselt ka siin taga tegelikult kõik need head materjalid jätkuvad. Kõik see sameti või siuke Alcantara-laadne materjal, siis siin siuke nahast väike käepide siin vasakul. Eraldi on olemas ka siin kinnihoidmiseks kang. Väga huvitav, polegi näinud üheski kupees, et taga ka oleks siukene väikene konks, et siia näiteks jope riputada. Ja ka see tagaaken käib lahti. Kui siit nüüd natukene seda kangutada, siis sa saab panna tagaakna õhutusse. Mis on väga huvitav siuke lisafunktsioon, mulle väga meeldib. Et oledki siin taga, siis kui on natuke klaustrofoobiline tunne, siis selle lahti teha siit natuke värsket õhku ja et ei ole väga hullu. Aga üldiselt istmed on mõnusad, mugavad, siuksed alt, nii-öelda sääre alt toetavad ka ilusti, et ta on siuke üsna kaussias ja ma ütleks, et siin ma arvan saab päris ilusti isegi pikema sõidu ära teha. Käetugi on siuke suur ja ülipehme siin keskel. Et see on nagu padi. Ma ei tea, mulle väga meeldib.
ja veidral kombel näiteks turvavööd tulevad hoopis kahelt poolt paremalt või noh, nii-öelda vastassuunast. Et ei tule nagu ees on, et nii-öelda juhil tuleb vasakult, vaid siin juhi taga istutub paremalt hoopis. Ja siis pannal on täpselt teisel pool. Pole aimugi, miks niipidi, aga jälle väga omamoodi veider, aga väga huvitav siuke pisikene infokild, ma ei tea, siuke fun fact. Ja taga nüüd siis peatugede taga on mõnusad suured siuksed kõlari nii-öelda need võred. Ma ei tea, kui suure need kõlarid seal on, aga need on siin päris lahmakad. Et võiks loota, et seal taga need kõlarid on ka päris suured. Et väga-väga omamoodi auto. Nagu ma ütlesin, ei oskagi ühegi teise autoga võrrelda, mis meil praegu kanalil olnud on, sest enamus on olnud siuksed ikkagi 2010 pluss autod, välja arvatud Audi A4, mis meil oli. Et aga üldiselt väga omamoodi, heas mõttes ja kindlasti jääb pikaks ajaks meelde, et kõik on siuke rootsipärane, siuke natuke omamoodi heas mõttes veidrus, et kas või need samad turvavööd siin taga, et miski pärast vastupidi kui ees. Aga lähme vaatame, kuidas see auto sõidab ja siis me vaatame, mis me juba kokkuvõttesse oskame öelda. No nii, lähme vaatame, kuidas see Volvo meil sõidab ka. Alustuseks kohe, kuna tal on siin natukene kaasa aidatud selle summutiga ja tegelikult ka sisselaskega, siis seda summuti mõnusat siukest urinat on päris hästi kuulda. Et mulle täitsa meeldib, et nagu võib-olla aru olete saanud, siis mulle meeldivad siuksed sportlikuma heliga autod, aga samas jällegi ka mugavad siuksed luksuslikumad autod, nad ei peagi müra tegema, aga see on just siuke nii-öelda sport cruiser justkui. Et see on suht mõnus. Autos sees olles on siuke hästi iseloomulik lõhn. Ongi siuke vanem auto lõhn on siin, et nagu ma ei oskagi kuidagi võrrelda seda. Sarnane kusjuures, kui olete olnud mõnes vanemas BMW-s, ma ei tea, E36, E39, midagi sellist, et seal on ka veits siuke sarnane lõhn, ehk siis siuke vana naha lõhn enam-vähem. Või kui mõnes vanas nahktugitoolis olete istunud, siis on ka siuke sarnane lõhn. Aga üldiselt kõik siuksed helid ja asjad on ka hästi siuksed nostalgilised. Näiteks see suunatuli praegu, see justkui plõksumine, see ongi täpselt see, et mingi relee kuskil lülitab end sisse-välja, mitte nagu tänapäeva autodel on see lihtsalt juurde tekitatud sinna. Peab tunnistama, et natukene on müra, aga ma arvan, et need on võib-olla need rehvid. Sain aru, et omanik ütles, et ta ideaalis üldse vahetaks selle nii-öelda rataste komplekti välja. Aga muidu mingid õrnad kraginad, aga jällegi auto on 28 aastat vana. See aasta 29 isegi. Et väga nagu pahaks ei saa panna seda. Ja samal ajal istmed on ülimugavad. Auto on mõnus soe, õues on praegu mingi 5-6 kraadi ainult, ehk siis see on väga oluline, et auto soe oleks. Ja muidugi on mingid siuksed kiirendused ja asjad, ikkagi jõu poolest on ta ju 240 hobujõudu, mis on küll ja veel. Et ka nendega ei ole nagu väga suurt muret ja hea vahelduseks manuaalkäigukastiga auto kasutada. Et ikkagi saab ise käike sõtkuda. Ja selle generatsiooni automaadid väidetavad pidid olema probleemsed ja nad on ka üsna uimased. Et kunagi oli endal näiteks 2007 aasta Subaru Legacy, automaat 4-käiguline ja isegi see oli väga uimane. Ja see auto on 10 aastat vanem. Et ma kardan, et ka see käigukast ei olnud nii sujuv ja kiire nagu tänapäeval siis. Aga üldiselt siuke päris mõnus sõidukogemus. Ma isiklikult kardan, et mina igapäevaselt ei jaksaks sõita sellise autoga, et ta on ikkagi siuke natukene võib-olla tänapäeval juba hobiauto või siis siuke nii-öelda pühapäevasõiduk. Aga ma usun, et on olemaski inimesi, kes väga hea meelega sõidaks sellise autoga igapäevaselt. Minul kindlasti ta väga-väga meeldib, aga ta on pigem võib-olla siuke hobiauto tüüpi auto minu jaoks. Et harjun natukene siukse uuema generatsiooni autodega igapäevaselt sõitma. Aga üldiselt nii-öelda neid pisikesi huvitavaid mingeid
veidrusi heas mõttes on siin autos omajagu ja peab tunnistama, et sõit ei ole ka kõige hullem, ses suhtes ta kindlasti ei ole väga nagu pehme, aga ta ei ole ka siuke ebameeldivalt põrkav, et ta on sportlik. Ma arvan, et see ongi kõige parem moodus, kuidas seda kirjeldada, et see auto on sportlik ja samal ajal ma tunnen, et nende istmetega ma saaksin sõita ka täiesti pikka maad. Et see istumispositsioon ja see istmete pehmus on hästi mõnus. Ja siin üldiselt ka kogu see salongi materjalid ja kõik asjad mulle väga-väga meeldivad. Et siuke üsna ikkagi näha, et omal ajal nagu premium klassi auto ja väga hästi varustatud auto. Et nagu ma siin välja tõin kõik need istmesoojendused ja asjad ja mõlemal istmel on ka mäludega mõlemad esiistmed on ka mäludega elektrilised istmed, mida on isegi tänapäeval väga vähe, et sul on ka kõrvalistujal on mäludega iste. Et see on isegi praegu haruldus ja siin autos on see olemas 27 aastat tagasi, 28 aastat tagasi, vabandust. Et väga, väga huvitav natukene isegi nende asjadega nagu omast ajast ees. Ja igasugused siuksed kandilised nupud, see vanem siuke tume hall plastik, et see on päris siuke lahe ja mõnus siuke nii-öelda throwback. Et mulle väga istub siuke asi. Et vahelduseks on siuke päris huvitav omamoodi auto, mida filmida. No ja praegu ka nüüd kiirendusel lased gaasi lahtist, kuuled seda siuke hästi mõnus. Mulle igatipidi siuke huvitav auto ja kindlasti midagi teistsugust, kui muidu tänapäeval need autod on. Oppadi, no nii, Volvo C70. Esiteks, ma ei mäleta, millal ma viimati nägin reaalselt võtit autol. See on lahe ja lisaks on siin see, nagu alati, see eraldi pult ka veel. See on vinge ja üldiselt kogu see auto, juba see värv, see safran värv, see teeb selle auto väga huvitavaks, väga silmapaistvaks. Praegu sõitsime siin Haapsalu vahel ringi. Ma olen kindel, et circa 90% inimestest, kes meist mööda sõitis, kõndis, järel sõitis, ees sõitis, nad kõik nägid seda autot, sest ta on lihtsalt nii pagane silmapaistev. Et kui sinu eesmärk on olla siuke incognito, et keegi sind ei märke, siis see on vale auto. Siis sa võid osta samasuguse musta, kindlasti, neid mõned veel liigub. Ka tegelikult antud auto omanik Johanna, suured tänud Johanna, et selle auto meile andsid. Tal oli ka siukene must enne, müüs selle maha ja siis hiljem natukene kahetses seda. Ja kuna ta selle auto tegemistega ja toimetustega oli kursis, siis ostis endale siukese väikse nii-öelda pärli. Aga üldiselt mina ütleks, et väga lahe auto. Siuke kogu see disain, kogu see värv, see sisu, et kõik on siuke hästi-hästi teistsugune. Eriti kui arvestada, millised tol ajal need Volvod muidu olid siuksed kandilised, lihtsalt ütleme siis igapäeva autod. Et see on kindlasti midagi teistsugust, siuke kupee kruisirilaadne auto. Mõned asjad, mis siin silma jäid, ongi, kuna tegu on natuke vanem autoga, 28 aastat vana, siis nagu mina, et siis midagi kuskil nagiseb, midagi krõgiseb, eks mul endal ole natuke samamoodi, selg vahepeal on valus ja et eks vanustab oma töö, aga autol need asjad saab ilusti, kui natukene aega ja raha on, siis saab nii ilusti korda teha. Ja samuti siis kütusekulu võib ka sellel autol tänu sellele mootoril olla siuke, ütleme paberite järgi on 11,5 äkki. Ma arvan, et siin üle 15 on täitsa kerge selle kätte saada, sest see mootor on ikkagi vähe janusem, aga samas ma arvan, kui sa siukest autot endale ostma hakkad, siis sa oled arvestanud ka sellega, sest ma loodan, et sa oled enda kodutöö sel juhul teinud. Aga võib öelda, et siuke kindlasti hallist massist väga eristuv auto ja päris mõnus vaheldus, sest siiamaani kõik autod on olnud sakslased, esimene rootslane meie kanalil. Kui ka sul on mõni huvitav auto, mis iganes ei pane isegi mingi piiri ette, siis vain.visual kirjuta meile Instagram, Facebook, ma ei tea, pane YouTube'i kommentaar, kusjuures YouTube'i kommentaari võib panna igal juhul. Kirjuta, mis sa arvad sellest autost. Ja kui sa juba seal all kommentaarides oled, siis vaata kirjelduses on ka brightdrinks.com/vain link. Kliki ka selle peale, võtta endale mõned Brighti joogid ja võid ka subscribe nuppu vajutada. Et see on täitsa tasuta ja annad meile teada, et sulle meeldivad need videod. Aga eks me näeme juba, mis siin järgmises Vain Visual videos on. Tšau, plau!